Tere päevast ja täna räägime sellest küsimuse tüübist nagu short answer, lühivastus. Kõigepealt vaatame, kuidas see ülesanne välja näeb, eelvaade. Ja näete siis kirjutage tervet lauset ja kasutage present simple or present continuous. Ja siin on siis need sõnad ja nendest sõnadest õpilased peavad tegema lause ja need peavad kasutama siis present simple või present continuous. Selle ülesande miinuseks on, et ma ei saa mitu sellist küsimust panna ühte ülesandesse. Kui ma tahan selliseid küsimusi rohkem, ma pean neid tegema eraldi. Ühes ülesandes ei saa olla mitu selle tüübi küsimust. Lähme siis tagasi ja vaatame, kuidas see välja näeb seespoolt. Muuda küsimust. Ja need tavalised asjad, kuhu kategooriasse see kuulub, mis selle nimi on. Ja siin on siis küsimuse tekst. Ja vaadake, väike hindepunktid on 1, sellepärast küsimuse arv on 1. Seda alati jätan tühjaks. Väikesed suuretajad peavad olema vastavuses. Ja kindlasti. Siis ma tahan seda lauset. Ja esimene vastus, vaadake, tigers don't come from this country. See on 100% õige, siis on 100%. Teine vastus on ka 100% õige, sellepärast, et õpilased võib kasutada do, not or don't. Pikk vorm või lühivorm, nii et mõlemad on õiged. Ja kolmas vastus on osaliselt õige, sellepärast, et õpilane kasutas present simple, aga ta ei pannud do. Aga ikka see on õige. See oleneb teie soovist, kui te tahate ainult 100% vastused, siis ongi 100% või peab panema, 100% peab panema. Aga kui te olete paindlikumad, siis võib panna 50%, 60% ja nii edasi. Ja nagu varem olen maininud, et ei saa kahjuks siia rohkem lauseid lisada, peab lisaküsimust tegema. Katsete arv, märksõnad ja nii edasi. Tegelikult see on kergesti tehtav küsimus nagu need kõik teised. Tänan vaatamast, head aega!